Täna on 25. aprill ja on evangelist Markuse päev, kes pärimuse kohaselt oli Barnabase, Pauluse ja hiljem ka Peetruse kaaslaseks. Kes oli evangelist Markus? Markust nimetatakse Uue Testamendi tekstides esmakordselt apostlite tegude raamatus 12. peatükis. Ja sealt selgub, et tema heebreakeelne nimi oli Johannes ja ladinapärane nimi oli Markus. Arvatakse, et Markus võis olla leviit, kuna teda mainitakse leviit Barnabase õpilasena. Teisalt võib pidada teda ka noorukiks, kes Jeesuse vangistamisel alasti põgenes, kes kartis, et teda tahetakse kinni võtta. Markuse ema nimi oli Maarja. Ja kuna maja Jeruusalemmas, kus Markus elas, nimetati Maarja omaks, siis võib arvata, et ilmselt Markuse ema sellel ajal oli juba lesk. Tema kodu oli aga kohaks, kuhu Jeruusalemma usklikud kogunesid palvetama. Niipea kui Peetrus vabanes vanglast, tuli ta samuti Markuse ema majja. On peetud ka võimalikuks, et Markuse vanemate kodus pidas Jeesus oma jüngritega püha õhtu söömaaega ja et sealsamas oli ka tõenäoliselt see ülemine tuba, kuhu jüngrid ja nende kaaslased kogunesid nelipüha eel. Johannes Markus võeti Barnabase ja apostel Pauluse poolt kaasa ka esimesele missioonireisile Antiookiasse ja Väike-Aasiasse. Paraku aga koostöö kahe mehe vahel, Markuse ja apostel Pauluse vahel ei sujunud ning see jäi ka Markuse jaoks esimeseks ja ühtlasi ka viimaseks missioonireisiks koos Paulusega. Markuse koostöö Barnabaga aga sujus ja Markus tegutses missionärina mõnda aega Küprosel. Hiljem sai Markusest aga apostel Peetruse abiline. Pärimuse järgi oli Peetrus just see, kes Markusele kõneles Jeesuse elust ja õpetusest, Jeesuse tegevusest. Peetrus nimetab Markust ka kui minu poeg, mis viitab sellele, et Markus oli ilmselt Peetruse abil usule tulnud. Kuigi on võimalik, et Markus puutus kokku Jeesuse tegevusega, ei olnud ta siiski alati issandat saatvate jüngrite seas ega teadnud ka jüngrite ringi lähemaid tegemisi. Nii on ka teise sajandi kui ka hilisemad tunnistajad üksmeelsed asjaolus, et Markus kirjutas evangeeliumi üles nii, nagu ta oli kuulnud seda Peetruse käest. Pärast Peetruse surma aga põgenenud Markus Egiptuse Aleksandriasse, kuhu ta rajanud ka esimese kristliku koguduse. Ta valiti selle piiskopiks, kuid paganaid Markus ärritas ja nad tormanud talle missa ajal kallale. Markus olevat otse altari ees kinni võetud ja seejärel olevat teda köie otsas lohistatud, lõpuks ka siis surnuks pekstud või kägistatud. Arvatakse, et Markuse surmamine leidis aset Aleksandrias Neero valitsemise aastal 67. Markuse evangeelium on arvatavalt kirjutatud esimese sajandi 60. aastate keskpaiku. Ja see evangeelium on suunatud tagakiusatud, kannatavale ja võitlevale kogudusele. Päris evangeeliumi algusest peale ei tee Markus saladust sellest, kes Jeesus on. Juba selle esimeses peatükis tuleb esile Jeesuse jumalik vägi ja olemus. Sellena, kellele kuuletuvad metsloomad ja keda teenivad inglid, kelle kutsele järgnedes ollakse valmis jätma silmapilkselt maha kõik endine ja alustama uut, täiesti tundmatut elu, kes õpetab nii, kellel on meelevald. Nõnda on Markuse evangeeliumi eesmärgiks tunnistada Jeesusest kui tõelisest Jumala pojast, kes on samal ajal ka tõeline inimene, kes omab
meelevalda kõige ja kõigi üle, kes siiski pidi kannatama ja surema, kuid seda selleks, et need, kes teda järgivad ja temasse usuvad, võiksid oma elu risti kandes ja ka kannatades, tõenäoliselt ka oma usu pärast, võib-olla surma saades, osa saada ka Jeesuse toodud võidust. See Jeesuse võit võib olla praegu inimeste silme eest varjul, kuid see on sama kindel ja reaalne nagu kõik need lood, mis on Markuse evangeeliumisse kirja pandud. Andku siis issand ise, et me rändame evangeeliumi valguses ja tões, et me oleksime nii sõnades kui ka tegudes ustavad tema õpetusele.